No nii härrased, head uut aastat teile kõigile. Nagu te näete, möll käib linna peal ja tegelikult ka mina kavatsen minna. Nagu kombeks siis uuel aastal võetakse kokku, mis on juhtunud ja räägitakse sellest, mis tulevikus meid ootab. Härrased, meid on YouTube'is 2500, vaatamisi veel rohkem. Ja see on loomulikult positiivne. Kui rääkida negatiivsest, siis kui te mäletate minu Volvo V90, siis tõenäoliselt see aasta me jätame sellega hüvasti. Kavas on teha mitmeosaline projekt seoses uue autoga, mis ma ostan takso jaoks. See tuleb üllatav kindlasti, sest ma kavatsen proovida tõestada teile, et härrased ei pea olema kallis auto, et taksot sõita. Kas on vaja osta 15 000 maksu auto, 20 000 maksu auto või sobib ka 2000 auto. Härrased, aga uus aasta, ma soovin teile kõigile õnne, saavutusi ja olge tublid, aga meie lähme ja alustame täna taksosõiduga. No nii härrased, sellised lood on Uberis ja Boltis. Jah, siin on üks number. See on see number, mis ma nüüd päeval tegin. Sellised lood on. Hetkel on mul muidugi kõige kallimad kategooriad sees, nagu te näete, aga sellest muidugi midagi ei tule. Paneme Uber X-i korraks taha ja kohe hakkab lammutamine. Aga ma arvan, et aeg on vaikselt liikuda siia zooni. Või siis oodata, mis Bolt annab. Vaatame, mis siin esimesena tulistab. Nonii, ei, seda me ei tee. 15 kilomeetri kaugusele me ei hakka sõitma. Nonii, kas sealt äkki? Isegi 3,7 on kaugel. Ma arvan, et peab siia tsooni minema. Nii et liigume kesklinna, samal ajal ootame, millal võib-olla tulistab Bolt siin midagi head. Ja näed, on. Comfort, Sõpruse 200, Puhangu 8, tahab sõita. Ma arvan, et no paremat on ka raske oodata, nii et liigume. Vanalinna on suht võimatu pääseda, praegu seisuga tiirutan siin ümber vanalinna, proovin siis Pärnu maante poolt. No mingid autod tulevad sealt välja ka. Tulevad välja, et äkki kuskil seal. Mul on klient on Rahvusooperi juures. Ma proovin temani kuidagi jõuda, ma pole seda poolt siin veel katsetanud. Ma tean, et on kella 2 sealt tulevad autod. Võimalik, et see on lahti, siis ma pääsen nendeni. Mis on hea. Nii et proovime jõuda kliendini. Nii kaua, kui sõidan järgmise kliendini, siis räägiks natukene sellest, et mis kanaliga toimub. Mis sealt toimub. Et meid on juba 2500, mis on väga meeldiv. Keskmine vaatamiste arv on tõusnud, jälgijaid on loomulikult juurde tulnud. Loomulikult minu teenistus YouTube'ist on ka kasvanud tänu sellele. Aga see ei ole nii märkimisväärne. Mis veel? On mul heitereid. Ja, midagi teha ei ole, on selliseid ka. Hetkel nad küll ei, või ütleme niimoodi, et nad kritiseerivad konkreetselt mind, ehk siis neile ei meeldi minu välimus, et ma olen paks ja ülejäänud on üldse, ma ei tea, et ma olen väärakas ja ajan oksele ja mis veel mul ei ole seal kirjutatud, aga kui ma nüüd vaatan videode statistikat, siis likeide ja dislikeide suhe on ikkagi selline, et mu videod lähevad teile peale, mis on meeldiv. Keskmine, teie ei näe seda, aga mina näen, et keskmine protsendi suhe siis meeldimiste ja mittemeeldimiste vahel on 90%. Ehk siis 90%, keskmine suke 90-95 on selline, et mu videod meeldivad. See tähendab seda, et midagi ma teen õigesti ja see on väga meeldiv. See motiveerib mul jätkata neid videode tegemisi ja ka mõelda mingeid uusi asju välja, mida võiksin taksonduses teha. Paljud teavad, et taksondus ei ole minu jaoks põhitöö. Ma ei sõltu nagu sellest sissetulekust üldse. Seega,
Seega ma võin endale lubada, kui tavainimene või tavataksojuht ei saa endale lubada, siis mina saan lubada endale igasugust lollusi. Nii et on mul üks mõte järgmine aasta. Vaatame, kas õnnestub. No nii härrased, oleme Nõmme kandis. Mul on väike probleem. Minul on kütus otsas. Ja praegu seisuga ma üritan siis minna seda kütust ostma. Mis ostma? Tankima? Pea on juba sassis. Jätsin ainult kõige kallimad kategooriad sisse praegu. Et kui tuleb, siis ma võin bensiiniga ka sõita, aga ma arvan, et ei tule tegelikult ühtegi sukest tellimust, mida ma peaksin nüüd. Et peaksin ilmtingimata ära tegema. Et eriti veel, kui ma olen sellises piirkonnas, kus eriti veel, kui ma olen sellises piirkonnas. Kurat, nüüd ei saa vaadata ka, mis ma seal filmisin. No, nii et andke andeks, kui ma olen kuskil B-samadega seal jutuga. Nii, läheme proovime tankida. Mul on vaja veel 3 tundi tööd teha. Siis võib lõpetada tänaseks. Uberiga on juba päris hea summa koos. Boltiga. Teile ei näita, aga ise piilun. Boltiga on meil nii ja näe, aga üldsumma, mis kokku on tulnud, on päris hea. Nii et lähme proovime, paneme tangime, tähendab, tangimegi. Nii, ilm on, nagu te näete, siis selliseks muutunud. Igal pool on ummikud taksistidest. Ja meid ootab Boltiga tellimus Pae tänavale siit Viru Hessi juurest. Ja lähme me siis Pae tänavale 24 eurot. Nii et päris okei tellimus. Koefitsient oli muide 3,1 juba. Nii härrased. Fokusseerub 24,60. Ma arvan, et selle hinnaga võib lõpetada tegelikult. Kell on 5 hommikul. Kõik raha nagu nii teeni ära. See pole lihtsalt võimalik. Ma kohe ütlen teile kohe palju eest. 6,6 kilti. 6,6 kilti 24,60. Nii et arvake ise, mis on. Härrased, veel kord, head uut aastat teile. Loodame, et kogu aasta tuleb selline nagu aasta vahetus. Aga loomulikult seda ei juhtu. Ja sõbrad, tänan, et olite minuga ja järgmise kohtumiseni.